Rõõm teiega kohtuda. Täna me tahame teile rääkida ühest väikesest sõbrast, mis mahub taskusse ja mis on peale sellega üks muusikariist ja päris ajalooga muusikariist. Aga alustame muusikapalaga ja esmaselt kuulete Rannavalssi. Suupill, millest me täna teile rääkima tahame hakata, on üks selline muusikariist, mille loojad me päris täpselt kohe teame. Isegi daatum on paika pandud. Juunikuus aastal 1821, see on peaaegu 200 aastat tagasi, Christian Friedrich Ludwig Buschmann, saksa noormees, kes oli ainult 16-aastane, leiutas niisuguse täiesti uuelaadse pilli. Ta kinnitas metallplaadikesele, nagu mul siin kaasas on üks suupilli, bass-suupilli kõlaplaat, metallkeelekesed, elastsed metallkeelekesed ja kui nende peale puhuda, siis nad ei tee mingisugust erilist häält. Aga kui see metallkeeleke asetada näiteks siia puust alusele, kuhu on niisugused kanalid sisse voolitud ja siis puhuda selle keelekese peale, teeb häält küll. Ja kui panna teine keeleke siia samuti vastu ja mis on teisipidi keeratud ja siis tõmmatavas õhuvoolus, siis tulebki kokku suupill. Nii et suupilli tunned ära sellest, et pealpool küljes, siin suutivi peal on tal avad ja igas avas on kaks kõrvuti asetsevat nooti, kaks keelekest, üks mängib ühte nooti puhudes ja sisse tõmmates sama ava pealt on siis teine kõrval asetsev noot. Felixil on siin kaelas üks maailma kõige väiksem suupill, 2,5 sentimeetrit pikk, sinna tahapoole otsa vist pole nähagi. Siin on samuti 4 ava, igas avas 2 nooti, 4 korda 2 annab kokku, mis arvu? 8. Tõsi jutt, meil oli ka hommikul Pärnus 8, täpselt ja 8. 8 nooti annab kokku, mille? 5. Oktavi annab kokku ja oktavis on siis 7 nooti. Nii et kõik need noodid on ka selle pilli sees olemas ja teeme ühe, mis laulu me teeme siin? Teeme ühe Saaremaa loolus. Mis Saaremaa? Mets pühiseb. Pühiseb on see laulu. Oota, valss meil oli, teeme siis juba linnukesed. Lapsed teavad seda laulu. Peeter võtab üks kellukest ega pilli ka. Juba linnukesed laul. Nüüd võite kaasa laulda, kes teab seda laulu.
ole ju pilli peal. Oolu soojakene, aga praegu pole veel kevadeks ole. Kuigi päeval Siin on siis selline pingi ka, millel on nagu jalgrattakellad küljes. Ja jõulude aeg või kuidas soovite mängida. Neid suupille on muidugi selle paarisaja aasta jooksul hästi palju tehtud. Aga ma ei tea, kas sinna tahapoole või kas see suupillimängu põhimõtteliselt sai selgeks. Ma näitan teile ühte pilli veel, millel on ka üks ainukene metallkeelekene. Ja seda keelekest nüüd küll ei puhuta, vaid seda lausa näpitakse. Tal on siin tehtud niisugune kohe näpits külge. Mis pill see võiks olla? Muidugi kõik parmud teavad, mis pill see on. Ei, ta päris hea küll. Olgu, see on naljaga pooleks öeldud, et tegelikult on tore, et te teate seda pilli. Teate, et see pill on üks inimkonna kõige vanemaid muusikainstrumente. Sellise pilli prototüüpi on leitud kõigil mandritel, kaasa arvatud Aafrikas, kus me kõik pärineme. Aga see pill teeb siis niisugust häält. See pill on Petroskoist ehk siis Karjalast. Ja see pill teeb siis niisugust häält, kui ma panen ta suu peale. See käib kohe kõhust läbi ka, seedimisele ka väga hea. Kuule, aga teeksin ühe hästi vana loo, kus see pill niimoodi mängib, see on Pärnu kandist pärit lugu Vana naiste löss. Mitte munanaiste, vana naiste. Vana naiste löss, ehk tegelikult lössiks kutsuti Labajala valssi ja see on niisugune tuntud Eesti tants. Ja kuna meil siin ühtegi mutti ei ole, siis ma pean endast ise mutti tegema. No annab mutti välja. Rätikuga vanaisa. Ma ei saa peiliks sinna ka kaela panna seda rätikut, siis ta näeb välja kui Conchita Wurstu. Nii, milles saab veel kaela. Hea küll, vananaiste löss. Suupill on tõesti üks niisugune instrument, mida Lääne-Euroopa maades, Saksamaal, Austrias, Šveitsis, ka Prantsusmaal, Hollandis on see esimene instrument, mis lastele kätte antakse. Eestis ka muuseas. Õpetab meil veel, et rongidega peab ettevaatlik olema, eks ole.
mängime ühe Eesti tango, mis on niisuguse kurva sisuga ja kurva kõlaga. Kave kell. Telik sees. Saab soolot ka mängida selle pilli peal. Aga kuule, kas sul on see laevavile ka täna kaasas? Kui Pärnu sadamas läheb laev ära, siis läheb niisuguse heliga tavaliselt. Ma lähen nüüd merele ja terveks kallis. Ja kui ta tagasi tuleb, siis on õngõla hoopis rõõmsad mitme kuu pärast. Ma tulen merelt kallis ja kas võtad mind vastu? Loomulikult võtab nii, aga minu pill on siis selline saate harmoonia pill, millega siis tehakse ka saate pill, millega ma saadan meie soliste siin ja see saab mängida tavalisi kolmkõlasid. Või midagi keerulisemat midagi. Edasi, mida vaja. Soolot selle peal just eriti mängida ei saa. Aga soolopillid kromaatilised on ju ka täiesti olemas, millega mängitakse kõik muusikapalad ära, olgus olenemata millisest stiilis või millisest ajastust ta pärit on. Selle pilli tunnete ära selle kaudu, et kromaatilisel suupillil on alati selline nupp küljes, mis liigub siia sisse ja siin, mis kõrgendab igat mängitavat nooti poole tooni võrra. Ja siis on võimalik mängida tõesti kromaatilisi lugusid, kus on ka pool tooni. Aga nüüd siis teeme ühe loo, aga mul on nüüd abiväge vaja. Ma näen, et siin eesreas istuvad nii tublid lapsed. Ma palun, kes vabatahtlikult 6 lasti ette? Ja Siku pillikool on väga tore kool. Helilooja Eduardo Di Capua, O Sole Mio, solist Felix Kalt. Saateansambel Siku pilli ühendatud Maraka. Kes usub seda, et Felix saab laulda, kui ta suupilli mängib? Nii, aitäh! Ja kes ei usu? Niimoodi. Need, kes usuvad, on optimistid ja need, kes ei usu, on pessimistid. Selge.
Peeliks, palun. Vaikus. Kuulge, aga veel, Peeter on juba maha istunud ja võtnud põlvedele suupilli noorema venna. Just nii ongi, et suupill on tegelikult kõigi lõõtspillide või lõõtsaga mängitavate pillide vanem venn. Kui naine minno pahandas, kui tia, mis ma teen, ma pistan tema kaela, võtmin ära essile. Kui naine minno pahandas, kui tia, mis ma teen, ma pistan tema kaela, võtmin ära essile. Ja saanu armas kallis Pärnumaa, kus üles kasvab suunimänguga. Ja saanu armas kallis Pärnumaa, kus üles kasvab suunimänguga. Ja Peeter tuleb siia mängima, tal on niisugune pill nagu kass-akkordpill. Suupillimängu saab tegelikult 5 minutiga selgiks ja ma usun, et teoreetiliselt on teilgi see asi selge, aga praktiliselt mängida saada peab natuke harjutama ka, nagu Peeliks on harjutanud 50 aastat. Natuke vähem võib ka harjutada. No ja, aga Peeliks võib mängida suupilliga autoroolis olles. Kas autoroolis olles tohib pill käes olla? Ei tohi, aga tema oskab mängida ka nõnda, et pill on ainult suus ja käed on täiesti vabad autoroolis sõitmiseks või ka kodusteks töödeks, kui ta kodus pilli harjutaks, siis abikaasa on väga õnnelik, et käed on vabad kodusteks töödeks. Fragment Tunjakust.
tänavad teid ja soovivad teile meeldivaid muusikaelamusi muusikaastul. ja Sikupilli kool on väga tore kool.